ja partnereid ja külalisi ja muusikuid ja me oleme üks perekond, et see on nii. Ja sa tunned seda ühtsust ja Jumalale meeldivad tähtpäevad ja alati kõik, mida Jumal on teinud, mida ta on alustanud, see väärib tähistamist, kas pole nii? Iga meie elu väärib tähistamist, iga meie elu on nii tähtis. Jumal on meid kõiki kutsunud nimepidi selle aja jaoks. Ja et täna me tähistame siis, nagu siin te teate, sünnipäeva. See on siis Liisa treeningkeskuse 18. sünnipäev, kuigi see meie tegevus algas veel 2 aastat varem. Ja see seeme sai külvatud, aga igal seemnel on ju oma idanemisperiood, erineva pikkusega idanemisperioodid ja need viljad ja võrsed tulevad ka esile omal ajal. Mõni seeme võtab natukene kauem aega, et need viljad tuleksid esile, eks ole. Ja mul on nii hea meel, et Jumal on seadnud mälestusmärgid oma tegudele. Olete piiblis seda lugenud, seda kohta. Ja see ei ole midagi sellist, et me peame vanas kinni olema, aga need on Jumala mälestusmärgid, millele aeg-ajalt tuleb tagasi vaadata, et meenutada, kes tema on. Ja ka sinu isiklikus elus on teatud mälestusmärgid. Ma ei tea, kas sa pead kalendrit või mitte, aga teatud asjad jäävad sulle lihtsalt meelde. Ja igal sündmusel, mida Jumal teeb, nii sinu elus kui ka koguduselus, kui ka maailmas toimuvas, on alati oma kindel järgnevus. See ei ole juhus. Jumalas ei ole midagi juhuslikku, eks ole ju. Ja enne kui ma hakkan rääkima seda sõnumit, mis on Jumal mulle südamele pannud, ma tutvustan natukene lähemalt iseennast, kuidas mina alustasin oma teed Jumalaga ja kuidas ma jõudsin siiani, kus ma praegu olen. Et igatahes, kui ma olin veel noor kristlane, ma sain päästetud nõukaajal 80. aastal oma kodus. Ma pesin nõusid ja ei teadnud Jumalast midagi. Olen kuulnud, nagu kõik ütlevad ja kõik on kuulnud, et issand Jumal ja nii edasi ja siis sulle jõuab see Jumal, et Jumal on, eks ju. Aga siis ma äkki tundsin, et keegi on tulnud minu tuppa, miski on minu toas. Meie omad juba teavad neid lugusid, eks ole, aga las ma nüüd kordan veel, kust see kõik algus on saanud. Ja ma lasksin seal samas oma põlved maha. Ma teadsin, et see, kes siin on püha. Ja see, mida ma kogesin, see oli väga suur armastus. See oli selline, ma tundsin, et ma olen nagu kellegi embuses ja ma hakkasin seal nutma ja ma teadsin, et ma tahan oma elu muuta, et mu elu ei saa niimoodi edasi minna, nagu ta on olnud. Ja küsisin, et Jumal, kui see nüüd oled sina, siis mida ma edasi pean tegema? Kas ma pean kuhugi kirikusse minema? Mida ma pean tegema? Ja samal päeval ma kohtusin ühe naisega, kes lihtsalt tuli mulle vastu ja ütles, et Jumal käskis tal tulla minu juurde ja öelda, et Jumal armastab teid, noor naine, ma olin siis 27-aastane, ja kas te ei tahaks tulla Oleviste kirikusse, et seal on praegu noorte õhtud, FATA õhtud on ja noorte, see on ärkamise aeg, ehk siis selline järellainetus. Ja loomulikult ma läksin, võtsin oma tollal oli mul 2 last ja läksin kohe kirikusse ja seal siis räägiti juttu kantslis ja lõpus see vend ütles, kui keegi tahab Kristusega kohtuda, siis tulge palun sinna Maarja kabelisse. Minu jaoks oli see midagi, Jumalaga ma juba kohtusin, aga et Kristusega ka veel, muidugi ma tahan, ikka tahan, kõike, mis Jumalal on, ma tahan. Ja niimoodi ma seal siis tegin oma päästepalve ja hakkasin teenima ülistusega kohe, sest Jumal leidis mind minu kodus ülistavana, sest kui ma laskusin põlvedele, siis ma mäletan, et ma tõstsin oma käed, kust ma seda teadsin. Aga see, mis meie sisse on Jumalast pandud, see teab, mida tegema peab, eks ju. Ja ma tõstsin oma käed ja ma tulin Jumala juurde ülistajana. Nii et ma hakkasin teenima ülistuses, kohe FATA-s võeti mind laulma ja ma teenisin mõned aastad koguduses ja siis ka loomulikult ka Eestimaal mööda kogudusi oma kitarriga käisin, hiljem ka Venemaal Jaanus Merikülliga ja Balti riikides, et see oli ühesõnaga. Aga siis, teate, minuga hakkas midagi toimuma.
ma hakkasin järjest rohkem, Jumal hakkas minus kujundama ühte nägemust, ühte pilti kogudusest. Ja see nägemus hakkas kasvama ja minus hakkasid küsimused tekkima ja minu endised sõbrad, kellega ma maailmas läbi käisin, ju küsisid minu käest, et miks on nii palju erinevaid kogudusi ja miks on nii palju erinevaid õpetusi. Ja ma ei osanud sellele vastata, mina ütlesin niimoodi, et Oleviste kirik on kõige õigem, tulge kõik siia. Et Jumal liigub seal ja haiged saavad terveks ja see oli minu jaoks kõige õigem. Aga ma ise hakkasin küsima neid küsimusi, et miks see on nii, et erinevad õpetused, kui ometi Jumal on üks, kui ometi piibel on üks, Jeesuse veri on üks, kõik on üks, miks on sellised erinevused, eks ole. Ja ühes kohas sa tunned nagu, et on nagu püha vaim ja teises konnas on nagu kuiv kõik, et mis asi see on, eks ole. Nii et Jumal hakkas minus kujundama ühte nägemust, ma hakkasin uurima piiblit ja on üks selline kirjakoht, mida ma tookord lugesin. Efesuse 4, salmid 4-6. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine ja üks Jumal, kõikide isa. Nii, üks. Mida see minu jaoks tähendas? Et Kristuse kogudus on üks. Ta peaks olema üks, ta peaks olema ihu. Niisiis, ma ei teadnud neid asju, sest puudus õpetus, toona puudus õpetus. Aga ma ei teadnud siis veel seda, mida ma hiljem teada sain, et aastasadade jooksul on olnud erinevad ärkamised ja reformatsioonid, mis lisasid, iga liikumine lisas kogudusele ühe kaduma läinud ilmutuse, saad aru, eks ole. Ja sellest tulid ka ju denominatsioonid. Ristimine vee alla, ristimine pärast pühavaimuga. Kõik need liikumised, tervendusliikumine, pühavaimu liikumine. Ja iga see liikumine ma hakkasin aru saama, aga siis ma veel ei teadnud seda, et lükkas kogudust tema täiuse poole. Saate aru, eks ole, see oli üks niisugune kasvamine. Ja nii, et see, mis siiamaani oli toimunud, ma sain aru, et Jumal oli kõike seda lubanud. Et see ei olnud mitte selleks, et me hakkaksime kritiseerima, et see on nüüd õige kogudus ja see on vale, vaid Jumal on seda kõike lubanud. Jumal lubas, et lõppude lõpuks, aegade lõpuks või nendeks aegadeks kasvaks üks küps ja täisealine kogudus, kes on võimeline seisma vastu põrgu väravatele, eks ole. Niisiis hiljem, kui Eesti juba vabaks sai, raudse eesriide haardest, tulid juba piiblikoolid. Ma läksin piiblikooli, käisin 2 aastat ühes piiblikoolis, siis Jumal juhatas mind veel prohvetite ja apostlite kooli sinna Malaisiasse. Nii mõnigi selline kursus ja loomulikult, mis kõige parem kool oli minu jaoks, oli isiklik elu. Me teame seda, et koguduses me käime, areneme, kasvame, aga kõik need testid ja kõik see elu areng tuleb teha isiklikus elus läbi, eks ole. Ja niisiis Jumal kasvatas ja kasvatas mind ka. Nii et nagu nüüd me oleme jõudnud siia, kohe ma lähen edasi siit. Meie koguduse nimi Elisha või Elisha, eks ole. Tegelikult me tahtsime panna Elisa nagu eestipäraselt, aga telefonifirma ühel juba on Elisa nimi, et ei tohi äriregistris sarnaseid olla, eks ole. Siis panime selle inglisekeelse variandi Elisha, eks ole. Nii. Ja sellel on tähendus, sest igal nimel on ju tähendus, eks ole. Ega me seda niisama ei võtnud taevast, kuigi me võtsime taevast selles mõttes. Ja kõik me teame seda, et Elisa oli prohveti jünger. Kelle jünger ta oli? Eelia jünger. Ja Eeli andis edasi oma mantli Elisale koos topeltvõidmisega, eks ole. Nii. Ja Elisal oli seda topeltvõidmist vaja, nagu te mäletate, mida Eelia tal ütles, mine ja võia see kuningaks. Tal oli selleks vaja teatud mantlit ja teatud võidmist. Ilma selleta ei seda teatud ülesandeid teha. Ja me saime ka aru, et see nimi, mida nüüd meile Jumal andis, tähendab midagi ja see tähendas ka võidmist ja kutsumist, et see üksus, see kogudus, see keskus on teatud ülesande jaoks siin Eestimaal.
ja see ülesanne ootab meid ja see ülesanne eeldab seda, et meil tuleb areneda, kasvada ja pälvida see võimekus, millega me siis ühel hetkel mõjutame seda maailma. Ja see on osa Kristuse ihust, see ei ole mingisugune superkogudus nüüd, et me oleme õiged. Ei, see on üks osa, üks kivi Kristuse ihust. Nii edasi. Nii meil oli siis kodugrupp ja me hakkasime palvetama ja minu palve oli see, Jumal, saada meile apostleid ja saada meile prohveteid. Evangeliste on nii palju olnud ja kõik me ise saame evangeliseerida, aga oli vaja paluda apostleid ja prohveteid. Nii. Ja kuna ma olin ka siit ja sealt üht-teist juba minuni nagu jõudis, et see 5-laadse teenistuse teema ja kõik need hakkasid mind huvitama. Nii siis me loeme ka jah, et ma siis juba olin kuulnud, et kogudus on valitsuslik paik, ta on ekleesia, eks ole, peale selle, et ta on perekond, et ta on koht, kuhu hinged saavad päästetud, kus nad saavad kasvada, areneda, aga ta on ka ekleesia, nii. Ja siis me loeme ju Efesose 4:11-16. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Meil on vaja kõike viit, etki ihu saaks küpseks. Kuidas? Nüüd jõuame selle koha peale välja, et Jumala plaan on tuua kõik kokku üheks ihuks. Ja siis nüüd ma oskaks vastata nendele küsimustele, eks ole, mida ma siis ei teadnud veel. Kuni me jõuame ühise usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täis ja mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea Kristus ja temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos üksteist toetavate liikmete abil. Me oleme koos tänu sellele, et sina, Allan, oled siin, et sina, Veiko, oled, et sina oled siin, et keegi seal, kolmas seal. Me oleme liikmed ja üksteise abil me oleme koos. Me vajame üksteist. Toetavate liikmete abil. Me ei püsi koos üksinda. Ükski kogudus ei suuda täita seda ülesannet, mis Jumal Kristuse ihul on andnud üksinda. Mitte ükski kogudus. Sul võivad olla 5000 inimest, sul võivad olla suurepärane teenistus, sul võib olla püha vaimu liikumine, vägevad koosolekud, aga sina üksi ei suuda täita ülesannet, mille Jumal on andnud ihule, kes peab mõjutama seda maailma siin. Kas me oleme nõus sellega? Nii. Ja siis me näeme ka põhjusi, miks kogudused paljud on olnud eraldatud siiamaani. Halleluuja. Ja Jumal saatiski abijõud meile. Ei osanud arvatagi, et nii ruttu käib see asi. Ja kusjuures mina oma elus, ütleme nii, et ma olin sellises oruajas, nagu öeldakse. Aga see oruaeg on tavaliselt niisugune, kus sa kogud seda materjali, kus sind testitakse, kus sinu kulda proovitakse, kus sinu usku testitakse. Et see, mida sa koged, mida sa omandad seal orus, seda läheb sul mäe peal vaja, eks ole. Ja ma olin just selle oru koha peal. Ja ma olin kõik asjad nagu kõigi vastu huvi tundnud, kõige vastu, mis see maine on ühesõnaga, et ma ei tahtnud enam mingit positsiooni, ma olin juba lootuse kaotanud, et ma oma kutsumise täidan, ma lihtsalt tahtsin Jumalat ülistada, ma tahtsin teda. Ja ütlesin, et Jumal, et okei, et mul ei ole vajadusi, ma lihtsalt tahan sind, ma tahan uuesti kuulda sinu häält, sest mingi periood oli, kus ma ei kuulnud tema häält. Ma olin kuival, Ja siis ma mõistsin, kui tühine kõik muu on peale selle, et sul on Jumal ja sa kuuled tema häält ja ma hakkasin teda otsima ja siis selles olukorras ma ütlesin, Jumal, saada meile apostleid ja prohveteid. Et ma olen niisugune väike koduperenaine siin, aga ma tunnen kuidagi, et midagi on vaja, et me kõik koos saaksime edasi minna, eks ole. Ja see jõud tuligi. Nii et kõigepealt Jumal saatis mulle ühe väga imeliku Austraalia missionäri, et Jumal kasutab igasuguseid inimesi, nii et ära põlga ära kedagi, kes su teele satuvad. Ja tema kaudu tekkis selline kontakt Saksamaa
prohvetliku ja aposteliku teenistusega. Ja seal see teenistuse juht, kes tundis seda Austraalia missionäri, oli saanud Jumalalt informatsiooni, et tal tuleb tulla Eestisse. Mina ei teadnud siis midagi, tema ei teadnud midagi veel minust. Jumal oli rääkinud talle Eestist ja ta teadis, et ta peab tulema aitama Eestimaal ehitada midagi Kristuse ihu osas. Ja tema nimi siis on Daniel Klimm ja Jumal oli teda kutsunud ema ihust juba prohvetiks. Nii et tema ema, kui ta kandis teda, ta oli oma pere 6. poeg, teine poeg, neil oli 7 last, teine poeg. Ja tõepoolest, et need prohvet ja annid ilmnesid temas juba lapse eas. Ja kui ta siis kasvas suureks ja oli ta oli juba nagu Jumala juures koguduses, ta rajas selle aposteliku keskuse. Ja niimoodi siis. Ja kui ta siis, me saime kontakti temaga ja kui ta kuulis minust, siis ta teadis, et nii, see on minu inimene, see on minu kontakt. Jumal teeb niimoodi tööd üle maailma, eks ole. Ja kui ta siis tuli, astus Eestimaa pinnale, siis tema mobiil lülitus sisse ja kohe tuli Elisa 2. See oli telefonifirma, eks ole, Elisa 2. Ta kohe teadis, et Eestimaa jaoks, vaata, tema näeb neid märke, ta loeb neid märke. Ja et Jumal kõnetas teda ja ütles, et Eestimaal saab olema 2-kordne osa Eelia vaimust. Ta ei öelnud seda et minule, ta ütles Eestimaale seda, eks ju. Nii et me siis kohtusime temaga ja kohe oli see niisugune kotka ja lõvi niisugune tunnetus oli, kui me silmad kohtusid kohe, vau, see oli kohe niisugune naks käis ära, tead. Õige inimene, kotkas ja lõvi, teate, prohvet ja apostel, eks ole. Te teate neid sümboleid, on ju, lõvi möörgab. Kui lõvi korra möörgab, siis kõik loomad teavad, kus nende asupaik on. Ja ei ole rohkem vaja. See on niisugune kuninglik, niisugune võimas valitsuslik värk. Aga kotkal on väga terav silm, on ju, ta näeb kaugele. Prohvetlik värk, eks ju. Niisiis, see oli aastal 2006, sellest on 20 aastat möödas, nii et me sügisel hakkame veel tähistama ka seda juubelit, kus tema tuli ja rajas, külvas selle prohvetliku ja aposteliku seemne. Et see toimus vaikselt. Sama päeva õhtul toimus meil üks kodune koosolek, kus ta sooritas ühe prohvetliku akti, meid oli üks grupp inimesi koos ja kõigepealt lepitus Saksamaa ja Eestimaa vahel, ta palus andeks Saksa rahva nimel selle, mida sakslased Eestimaal olid teinud Hitleri osas. Ta tundis, kui temal polnud sellega midagi tegemist, aga ta teadis, et tema peab seda tegema. Ja seal toimus üks selline silla loomine Saksamaa ja Eestimaa vahel. Ja siis ta kasutas ka vett ja soola. Need on kõik ei saa sellest aru, aga me teame, et kas oli Eelia või Elisa, kes ütles, et see maal oli nuri sünnitis ja ta ütles, et too mulle soola, viskas jah, vot seal, et Elisa, jah, vot oligi. Ja siis me tegime selle akti ka ära ja ta ütles, siit nüüd algab see, et Jumal hakkab Eestimaal nüüd midagi tegema, mida pole varem olnud või mida on vaja lisada veel juurde, eks ju. Puhastas seda atmosfääri. Ja nüüd sealt algas siis niisugune kasvamine ja areng. Ma külastasin Saksamaad, järgmisel aastal mind ordineeriti aposteliku ja prohvetliku teenistujaks. Ja hiljem Pillet ordineerid, Pille oli alles Ameerikas istus, eks ju, et tema ei tahtnud liigutada ennast sealt, kuigi Jumal kutsus. Ma ütlesin, et vaata niimoodi, siin on üks ikka prohvet ütles, et mina ei tunne seda inimest, mina ei taha kuskile tulla, eks ole, aga siis Jumal hakkas sind pigistama seal kuidagi ja need 2 aasta pärast jõudsid sina ka siia. Ja Jumal valmistas Pillet Ameerikas kõik need aastad selleks, mis praegu on tulemas, seda on vaja, kõike seda tunnetust, seda Ameerika vabadust ja kõike, mida sa kogesid, seda oli vaja, need ülesanded kõik alles algavad, me oleme alles alguses. Me ei ole, ma ütlen, seda vundamenti on nii kaua ehitatud, 18 aastat. Ja alles nüüd hakkavad mingisugused võrsed tulema. Ja ma ei ole elu sees ka ei osanud ette kujutada, et Jumal usaldab ka meie kätte meedia. Et tõuseb üks meediaosakond. Ja mis siit kõik veel tõusma saab, me ei tea, aga me oleme valmis. Ja nüüd ma räägin teile ühe profeteeringu, mida üks USA prohvet, kes ka külastas Eestimaad Danieli kaudu, mida ta Eestimaa kohta ütles. Ja see on meie silmade ees. Ja see puudutab meid kõiki. See ei puuduta ainult seda Elisa kogudust või Elisa üksust, vaid see puudutab Eestimaa Kristuse ihu, see puudutab Eestimaa ühiskonda, see puudutab Eestimaa tulevikku.
ja see on alati meid saatnud, kui me midagi teeme, siis meil on see nägemus silmade ees, eks ole. Ja see oli 2008. aastal. See prohvet, ma kohtusin temaga tegelikult enne Saksamaal, kui ma ta kutsusin Eestimaale, nii et kui ma rääkisin talle Eestist, siis ta tundis, ta nägi nägemuse, ta nägi, et on peopesa ja peopesas on roheline kalliskivi. Ja ta mõistis, et see on Jumala peopesa ja see kalliskivi on Eestimaa Jumala peos. Nagu näete, asjad ei sünni kohe. Asjad võtavad aega. Nad peavad arenema, eks ju. Ja rohelist värvi peetakse jumaliku aktiivsuse, jõukuse ja õitsengu värviks, samuti ka vaimse heaolu ja prohvetliku tegevuse märgiks. Näete, me paneme rõhku praegu sellele prohvetlikule, eks ole, need märgid, tähed, värvid ja nii edasi. Igas koguduses seda räägida ei peagi, sest igal ühel on oma kutsumine, eks ole. Nii, see sümboliseerib kuninglikust, igavikulisust, õitsengut inimkonna igal alal. Nüüd Eestimaa on ju veel Jumala peopesal ja ta ütles, aga iidsed vaimud ei taha siin lahti lasta oma valdustest. Me teame ju seda, mis Eestimaal kõik on olnud, need maausulised ja taarausulised, igasugused pimedused ja siin on ikka väga palju okultismi veel, eks ole. Ja ta ütles, et nad ei taha lahti lasta. Nüüd me jõuame selleni, miks on vaja ekleesiat, kes võtab selle positsiooni, sest ei ole mitte ühtegi teist instrumenti Jumala käes. Ja ta ütles niimoodi, et aga Jumal tahab vabastada üle Eestimaa ühe jõe. Ja selles on tervenemine, tervis. Seal on võidmine ja heaolu. Ja seal on ka rahvuslik heaolu ja see voolab tema trooni eest. Ja see vabaneb ülistuse läbi siia maa peale. Täna ma kogesin samuti ülistuse ajal, et midagi nagu taevast tuli ja voolas meie eludesse, mida me võib-olla ei oska küsidagi Jumala käest. Automaatsed tervenemised teie koguduses alati, see on võimas ülistus, eks ole. Et ülistus on midagi, mida Jumal tahab tõsta sellel ajal ülesse. Ja mitte niisama, et laulame laule, vaid ülistus, mis sisaldab helisid, taevaseid helisid, neid samu sagedusi, millega Jumal lõi maailma. Kui te teate Phil Driscollit, kes teavad Phil Driscollit? Ja? Et ma olen ta on mul kõrval istunud, kui ta käis siin 80ndate lõpus Eestis, ta andis kontserdi linnahallis, ta käis ka Pritsumajas, ta ülistuses teenis ja ta rääkis asju ja ta on täna 79-aastane ja alles 3 nädalat tagasi 79-aastane trompetiga laval. Vau! Ja siis ta räägib, et on vaja heli. Ja siis enda kohta ta ütleb, ma ei mängi trompetit, ma olen trompet. Ja sina lihtsalt ei kiida Jumalat, vaid sa oled kiitus. Nii et meie elu peab niimoodi ülistajad. Meie elu peab sisaldama selliseid asju siin sees, mis voolab välja ja sa oled kiitus, sa oled Jumala hääl, sa oled kiitus. Me vajame seda, et Jumala kartus, Jumala austus tuleks esile suuremal ja võimsamal moel. Kogudus saab pühaks ja siit hakkab voolama vägi, mis kõigutab neid kurjuse kantse. Me ei saa neid lihtsalt vanade meetoditega kuidagi, kuri oskab kõike järgi teha, ta räägib sulle vastu keeltes, kui vaja on. Aga on vaja ühte pühendunud kristlast, kes käib Jumalaga iga päev. Ja siis sa võtad kätte viiuli või võtad kätte sõna, sellest voolab vägi, eks ole ju. Nii, mis ta edasi ütleb? Jumala rõõm tuleb tagasi Eestimaale, kes ütleb aamen. Halleluuja. Deklareeri ekleesia kurjadele tuultele, et seekord sa ei aborteeri ärkamist, mida Jumal tahab valada Eestimaa üle. Jumal toob uue tugevuse ja värskuse Eestimaale ja siit saab voolama jõgi ka teistele rahvastele. Venemaale ka saab voolama jõgi. Ma usun, et siin saab selline vau, et maa saab täis Jumala au. Ja see õhutab nälga ja janu Jumala järele. Niisiis veel, mida see prohvet nägi? Ta nägi Eestimaad nagu ilusad lille välja, väga kaunite erinevate värvidega. Ja ta nägi, kuidas raske saabas oli maha tallanud need lilled. Me teame Eesti rahva saatust 100 aastate jooksul, eks ole. Maha tallanud need lilled jälle ja uuesti ja jälle. Küll raudne eesriie, küll järgmine okupatsioon, ma ei tea mis. Kogu aeg on saabas Eestimaa üle olnud, aga Jumal on kogu aeg teinud nii, et see maa tõuseb taas ülesse. Ja siis ta nägi ja kuulis, kuidas Jumal ütles, mina võtan selle raske saapa Eestimaa pealt ära. Ma võtan ära selle rõhumise Eestimaa pealt. Ja ta ütles niimoodi, et need vanad kontrollivad ja religioossed vaimud ei saa enam omama seda mõju ja kontrolli Eestimaa üle. Aamen.
see saab olema nii. Vanade mõtteviiside, ka religioossete mõtteviiside betoon on juba mõranenud ja uus mõtteviis, kuningriigi mõtteviis, see on midagi enamat kui kirik, sest kirik on ainult üks osa kuningriigist, eks ole. Maa ja selle täius kuulub Jumalale, nii et see mõtteviis, see hakkab uuenema. Me väljume sellest kiriku mõtteviisist, kirikul on oma roll, aga on midagi veel, kus Jumal tahab panna võtta tagasi selle, mida vaenlane on hõivanud, on nii ühiskonnas. Ja kuulake, nii lahe. Vanade vahimeste põlvkond lubab nüüd uue põlvkonna vahimestel esile tulla. Nii et vanemad eakad, kes te olete minu vanused ja vanemad, natuke nooremad, ärgem olgem kadedad, kui noored tõusevad, ärge olge kanged, lubage noortel esile tulla. Jah, see, mis meil oli, see oli õige ja hea, aga me ei saa nendes vanades asjades kinni olla. Me peame kogu aeg edasi minema. Jumal võtab selle, mis oli ja selle, mis on nüüd ja paneb nad kokku. Ja see põlvkondade sünergia on tohutu vägi ja need palved, mida on palvetatud aastasadade jooksul, mida võib-olla palvetajad ei näinud, aga meie võib-olla saame nägema neid. Ja võib-olla on asju, mida meie ei saa nägema. Me ei tea, millal Jeesus tuleb, aga ta tuleb siis, kui me oleme valmis. Kui Brud on auliseks saanud. Sest auline kogudus suudab vastu seista. Põrguväravad ei saa jagu sellest, eks ju. Saame auliseks. Nii, uued ülistuslaulud saavad purustama kindlustused. Halleluuja. Tulevad uued muusikud, ülistajad, grupid. Mitte, et nüüd vanad ära lükatakse, vaid meil saab olema üks uus vägi. Me saame olema koos. Nooremad vajavad vanemaid ja meie vajame noori ja noorte energiat, eks ole. Kelle üle on uus võidmine Jumalalt ja nüüd pangem tähele, vaimuühendused Iisraeliga saavad vabastama ka uusi õnnistusi ja finantse kogudusse. Iisraelit me ei saa kõrvale jätta, sest ainult meie koos, me oleme sealt pärit, eks ole ju. Aga Eesti aeg on saabumas ja on juba saabunud ja uued uksed avanevad ja see, mida ta veel ütles, ka moe- ja ilutööstus saab olema mõjutatud kristlike disainerite ja iluloojate poolt, samamoodi äri ja kõik asjad ühiskonnas. Meelelahutus, meedia saavad, kas me oleme nõus? See meedia, kristlik meedia hakkab mõjutama tõega, Jumala kuningriigiga, kõike ühiskonnas. No ühesõnaga, siis arenes sealt edasi Elisa treeningkeskus kasvas ja nii, et tegelikult on vundament ehitatud, aga nüüd me hakkame siit edasi minema. Ja me teame, et kogudus, üks kogudus saaks ära, toimida, siis piisab, on alati siiamaani piisanud pastorist, õpetajast, evangelistist, nendest kutsumistest ja võidmistest. Abiteenistused ka. Aga selleks, et nüüd sirutuda maailma ja et see profeteering täitus, mida Jumal on öelnud Eestimaa kohta, on vaja ka aposteliku ja prohvetliku võidmist ja seda mantlit. Ja see on see, mida me vajame ja Jumal on seda praegu tegemas. Et kõik 5 teenimislaadi saaksid koos olla. Amen. Ma kohe hakkan lõpetama ka. Niisiis, millisele vundamendile on ehitatud kogudus? Kes oskab öelda? Et ma kohe ütlen piiblist nüüd ka selle kinnituse. Mis alusel on ehitatud kogudus? Alusele, kus nurgakivi on Jeesus. Nii. See on kirjaga kinnitatud, nii et me ei saa praegu siit üle ega ümber. See, mis ma räägin, ei ole vale õpetus, see on tõsi. Amen. Amen. Halleluuja. Ekleesia, et ta saaks ekleesiana töötada, vajab kõike 5 ja see tuleb nii. Ja nüüd ma enne lõpetust ma loeksin ühe, siin oleks nii palju õpetada, aga täna ei ole see aeg. Aga ma loeksin ühe lõigu Rodney Howard Browni raamatust. Kes teavad Rodney Howard Browni? Killing the Planet. See tähendab planeeti tappes või tappa planeeti, on ju, see on kuradi plaan. Paar sellist lõiku ja siis siia vastu ma siis nimetan, milleks siis kogudust on vaja, et kogudus kui ekleesia on ainukene võimalus, mille kaudu Jumal saab seda maha kiskuda, sest need on olnud ju kohe algusest saadik maailmas kogu aeg. Ja Jumal tahab need alad ära võtta kuradi käest. Ja nii ta kirjutab siis nii, kui te pole sellest veel aru saanud, siis teadki, et suurem osa maailma sündmustest, mis meie tänapäeva elu mõjutavad, ei ole juhuslikud, vaid on ette planeeritud ja järgivad eelseadistatud päevakava. Ehk siis saatan on kõik juba ära kavandanud, eks ju. Nii,
On olemas inimesed ja ühingud, kes kontrollivad salaja kogu maailma majandust, kes lõikavad sõdadest kasumit, nad kontrollivad farmaatsiasfääri, tervishoidu, poliitikat, haridust, manipuleerivad kliimaga ja nii edasi. Ja nüüd paljud kirikud ütlevad, me ei pea sellega tegelema. Et see on maailm, see on selle maailma vürst ja nii edasi. No aga kes siis veel sellega tegelema peab? Jumal, aga kuidas Jumal, keda ta kasutab? Eesleid või? Ta kasutab inimesi, eks ole? Kui hädapärast, jah. Kui kuradil on, kui Jumalal on partnerid siin maa peal, siis on ka kuradil inimesed ja partnerid. Nii. Ja nüüd on edasi. Erinevad salaühingud ei ole ju midagi uut. Ma lugesin Salomoni tarkuse raamatut, seal oli juba need salaühingud kirjas, nii et see pole midagi uut. Piibel räägib neist kui ammustest saatanlikest võrgustistest. Nimelt, üks nendest on vabamöörlus, eks ole. Ta kontrollib valitsusi, poliitikat, meediat, haridust, meelelahutust, kohtusüsteeme ja rahandust. Kuid Jumalal on midagi, mida ta on hoidnud lõpuaegade jaoks. Ekleesia, halleluuja, hõiska mu õde ja vend, hõiska. Kas sa oled see, usud sa, oled see? Vau! Selleks me oleme kutsutud, selleks Jumal on võidnud Elisa treeningkeskust, et abistada Kristuse ihu, et olla üks osa sellest ihust, sellest ekleesiast. Eks ole, halleluuja. Mida ta siis on valmistanud? Loeme, see on nii Hagai lõpus kui ka Hebrea kirjas 12. peatükis 26-29 salm. Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud veel, kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva. Jäta see meelde. Sõnad veel kord näitavad kõigutatavate kui loodud asjade muutumist, et püsiksid kõigutamatud. Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu ja teenigem sellepärast Jumalatele meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega, sest meie Jumal on neelav tuli. Nii et millisest taevast jutt on? Teisest taevast, seal kus kurat toimetab, eks ole. Ja need samad kantsid ja meelevallad saavad nendel aegadel raputatud Jumala poolt. Ja need kohad, kus kurat mõjutab maiseid süsteeme, kes kontrollivad kogu maailma. Seega ka kurjuse partnereid ja maapealseid liidreid, kes on saanud oma väe saatanalt. Nii et saatan saab ka oma väge anda, eks ole. Nüüd lõigatakse nad lahti vaenlase toiduahelast ja nad muutuvad jõuetuks, kui ekleesia tõuseb, palvetab, ülistab ja tegutseb Jumala kartuses ja pühaduses. Halleluuja! See on see. Ja sina oled see kalliskivi. See roheline kivi, kuidas kivi tekib? Kuld on, ütleme nii, et näiteks kuld on juba valmis keemiline element, eks ole. Kalliskivi taga on ühendid, mis tekivad sulamite liitmisel, põletamisel, lihvimisel. Miks Eestimaal on olnud raske kogu aeg? Sest ta on kalliskivi, teda on lihvitud, eks ju. Ja kalliskivid koosnevad erinevatest elementidest, mis paljude aastate jooksul keemilise reaktsiooni läbi maa sees kuumuse ja surve mõjul on ühinenud. Kalliskivi on elu, mille püha vaim meis kujundab aja jooksul. Kalliskivid on Jumala kasvatustöö tulemus meis, mis on alati seotud katsumustega, nii et ära karda seda. Jumal on sind valinud ja sa maksad seda hinda. Halleluja, vastavalt milleks sa oled kutsutud, on ju. Seega, et ekleesia hääl tõuseks, oleme me just siin, kus me oleme. Ja see on väga õige ja väga hea, millest Jumal lubab sul läbi tulla. Nii et Jumal õnnistagu sind. Siin juures ma lõpetan, muidu läheb väga pikaks, siin on meil ju. Siiski veel paar sõna. Eile mul oli üks tütardest oma pisikese pojaga külas ja kuskilt tuli laul, see, mis on see Birgit Sarrapi laul, et uus saaks alguse. Ja laps tahtis, et kuulame seda veel, seda laulu. Ja siis ma hakkasin kuulma, mõtlesin, see on prohvetlik laul ju. Ta ütleb sellest, et ma tean, et kõik saab muutuda heaks. Ja kurja plaan saab muutuda jumalikuks võiduks. Mina panen oma jumaliku võiduse. Jää sulab jälle ja raaguspuud puhkevad taas õitsele. Iga lõpp ei ole muud kui millegi uue algus ja möödunu jäägu kaugele. Kardin avaneb ja algamas on uus vaatus, kus igaüks meist saab tõusma maast. Meie ees on uus muudetud elu. Nii et see on prohvetlik laul. Uus vaatus algab. Amen.